ja kell 10 ma tulin töölt ja järgmine päev sama rutiin, et see on väga keeruline. Selles mõttes mul oli polütehnikumis kohati väga raske. Peaks. Mul on selles mõttes väga head ülemused, et ma kirjutasin eile, et ma pean koolis käima, siis ütles ok. Aga kui ei lõpetanud suhteliselt, siis korjatega tööle? Näiteks Rutt Kukk rääkis meile alguses peale, et kui sul on võimalik, siis ära mine tööle. Jah, seda mõtlesingi, et Rutt. Ja mina läksin tööle 2. aastal äkki või? Ja mulle selles mõttes väga meeldib, et mulle meeldib olla iseseisev inimene ja ma ei ole kunagi olnud siuke, kes elab vanemate rahakotist. Aga ma ütlen täpselt seda sama edasi, mida Rutt mulle ütles, et ärge minge tööle, kui teil on võimalik. Kui teil on võimalik olla ja elada vanematega, nii et vanemad maksavad siis elamise kinni ja te veel saate stipendiumit, siis on nagu eriti hästi. Et ma nagu ei soovitast, et see on väga raske. Sa pead olema selles mõttes ise väga paljuks valmis selle nimel, et sa saad nagu kooli lõpetatud ka töö kõrvalt, et mul olid küll väga head tööandjad, aga selles mõttes ta on füüsiliselt väga koormav, sest et eelmise aasta alguses ma käisin niimoodi, et ma käisin koolis. Mul tunniplaan oli suht leba, mul juba pooled õpetajad ei viitsinud mind hoida tunnis, et lõpetad kuskil 2 paiku koolis, siis ma läksin alla töökotta Ivari juurde, ma tegin seal praktikat ja peale seda ma läksin tööle ja kell 10 ma tulin töölt ja järgmine päev sama rutiin, et on väga väsitav, kui te veel tahate nagu koolis mingeid asju teha ja kõik see nagu projektide ja asjade nagu segamine kõige selle sisse, et kuidas sa töölt vabaks saad ja kuidas sa nagu oled, et kes sind asendab ja kes nagu koolis asjad ära teeb. Et see on väga keeruline, et ise peab olema hästi hakkaja sellepärast, et muidu lihtsalt ongi see, et kool jääb tahaplaani, et mul oli palju klassivendi, kes käisid tööl ja lõpuks kooli ei jõudnud, et nad olid nii väsinud. Et mind täitis väga palju kohv ja kohv. Et selles mõttes muidugi mulle andis see väga palju, et ma tööl käisin ja väga palju nagu arendas mind inimesena. Aga kui on võimalik, siis ärge minge. Milline oli teie õppimisrežiim? Selles mõttes mul oli polütehnikumis kohati väga raske, sest et ma olen selline inimene, kellel ei ole kunagi õppimine raskelt tulnud. Ma ei ole kunagi kodutöid teinud, sest et põhikoolis ja muidugi oli vaja midagi kodus ära teha, eks ma tegin ta ära, aga mul ei ole kunagi olnud vaja kodus õppida, sest et ma saan tunnis selgeks need asjad. Aga kas või rutsitund meil anti ülesanne tunnis ja sa pead selle kodus tegelikult ära tegema. Ja sa peadki istuma arvuti taha ja tegemagi oma selle mingi küttesüsteemi valmis. Et see tegelikult oli minu jaoks väga keeruline ja kõik see töö ja kõik asjad juurde liita, et kui sa hakkad seda kuskil kell 11 õhtul tegema, et siis see on nagu väga väsitav. Et eks ma pidin tihti sundima ennast kodus asju tegema. Ja millegipärast Polukas on nagu naljakas, sellepärast et esimesel aastal meil ei olnud mitte midagi kodus teha. Siis sa oledki nagu, mis see töö ikka ära ei oleks, on nii kodus midagi tee. Ja siis tuleb 2. aasta, tuleb juba natuke koduseid töid ja 3. aastal, vot siis tuleb neid koduseid töid. Et tuleb võtta aega ja tuleb võtta ka aega ise endale, et sa ei saa nagu läbi põleda. Et ma ei teagi, mul ei olnudki sellist režiimi, kuidas ma õppisin, vaid ma tegin need asjad ära tavaliselt õhtu enne, kui need vaja esitada oli. Et see ei ole hea mõte. Et pigem ma isegi soovitaks teha need asjad kohe ära, kui sul nagu see ülesanne tuleb. Kui sul tuleb täna see ülesanne, siis mine koju tee kohe ära. Sest see lihtsalt ununeb ära. Eriti kui sul on tähtaeg kuskil 2 kuud hiljem, siis ununeb ära. Ja siis tuled kooli ja siis õpetan nagu kus teie kodused tööd siis on? Ja siis terve klass mõtleb, et meil oli kodune töö või?
et jah, eks tuleb leida endale kõige mugavam viis, kuidas õppida siin koolis. Et ma nagu ei oskagi rohkem midagi soovitada.